Reeglina me tõstame auto kapotikaane kõige rohkem üles vajaduseks lisada klaasipesuvedelikku. Sellega saavad hakkama suurem osa autoomanikke, aga kohti, kus vedelikud käivad, on seal oluliselt rohkem. On jahutusvedelik kindlasti, et selle taset kontrollida, pidurivedelik ja loomulikult siis igapäevasõidus kõige tähtsam on ka meil klaasipesuvedelik, et neid tasemeid tuleks kontrollida. Ja lisaks veel siis roolivõimuõli taset võiks kontrollida ja mootorõli. Hakkame peale ikkagi jahutusvedelikust. Siin tegelikult on oluline see ka, mis konditsioonis see on, sest tegelikult kui auto on ikkagi vanem, siis oleks vaja ju seda jahutusvedelikuga teatud perioodi tagant ikkagi vahetada. On nii? Jaa, täpselt. Loomulikult tuleb jahutusvedelikku vahetada, sest igavesi asju ei ole paraku olemas. Jah, nüüd jahutusvedelikke on nüüd erinevaid tüüpe, erinevaid värve ja et kui nüüd tahta ise kontrollida, et kas jahutusvedelik nüüd vastab parameetritele, et kas teda võib edasi kasutada, siis kodustes tingimustes, kui sul nüüd vastavaid mõõteseadeid pole, siis ega seda väga vaadata ei saa, sest välimuse järgi sa ei ütle. Aga tootjad on paika pannud, et reeglina vastavalt jahutusvedeliku tüübile on siis ka vahetusvälp, et kas ta nüüd on siis aasta, 2, 6 aastat, lausa 10 aastat, et see siis sõltub juba puhtalt tootja ette antud tingimustest. On siin ka erinevad külmakraadid võimalik välja tuua, kas on ka selle koha pealt erisusi? Jahutusvedeliku puhul loomulikult on see külmakindlus ära märgitud, aga need on seal ütleme reeglina -30 ja ülespoole. Tuletage meelde, milline klaasipesuvedelik teil kasutuses on. Suvina külmub juba paari miinuskraadiga ära. Kui me nüüd vaatame siin õues temperatuure, siis kui on veel suvine vedelik seal sees, siis võib öelda, et oled juba hiljaks jäänud, et see reeglina kipub ära jäätuma. Talvise puhul loomulikult, mida kiiremini selle siin sügisel sisse kallad, seda parem ta on, et siis ei teki seda halba üllatust, et ei tule sinna klaasi peale mitte midagi. Ja kui me räägime siin nendest samamoodi nendest kraadidest või külmakindlusest, siis müüakse ka erineva temperatuuri näiduga neid, et on nii -15, -20, -25, -40 lausa ja need öeldakse, et on kontsentraat, et siis tuleb väga ettevaatlik selle kontsentraadi põhimõttega olla, et teinekord ei saa mitte üks ühele lahjendada, vaid tuleb vaadata, et millal ta siis külmuma hakkab. Pidurivedeliku puhul on laias laastus võib öelda, et on kõigil sukene enam-vähem ühtemoodi, et suke laiemalt mõistes võib öelda, et on kuskil 2 aasta tagant tuleks pidurivedelikku vahetada. Olenemata siis sellest, on ta seal .4, .3 või .5 seal sees, et 2 aastat on see välp. Mis siis juhtub, kui ma ei vaheta pidurivedelikku? Pidurivedeliku puhul on tegemist hüdroskoopse õliga, mis siis imab niiskust ja lihtsalt aja jooksul ta lihtsalt võtab niiskust nii palju enda sisse, et ta kaotab oma omadused määrimisel. Poškar Servisi töökodade tutvustamisel oleme jõudnud aga Paidesse, kus asub Kolossal osaühing. Me pakume sellist sõidu- ja veoautode remonti, lisaks remondime busse ja ka haagisõide. Kas olete ka spetsialiseerunud mõne konkreetsele mudelile või on ikkagi see mudelivalik ikka hästi lai, et võivad kõik tulla? Ütleme nii, et meil on kõik oodatud, kuna see Järvamaa piirkond on selline piirkond, et ega siin ei ole nagu kõigil ühed autod, et kõigil on erinevad, et Eesti on väga kirju oma masinapargi suhtes. Teil on ka väga suur see töökoda, et kui palju te siia masinaid päeva jooksul jõuate läbi nii-öelda töötada, need vist on ikka päris palju? Ütleme niimoodi, et päeva sellist numbrit ei ole kunagi kokku lugenud, et kõik, kes tulevad, kõik oma need teenused kätte saavad. Millise teenuse järgi kõige suurem nõudlus on? Ikka selline põhiline veermiku remont, elektriprobleemid ja kliima ja rehvid. Kas vahetate ainult sõiduautosid või ikkagi suuri autosid? Nii sõiduautorehvid kui veoautorehvid kui traktorite omad vahetame ära. Kas mootoriremonte ka teete? Väikest viis ikka teeme jah, et kui nõudlus on ja vajadus on, siis ette ei jää. Ja millist diagnostikat teete autodele? Ja elektrisüsteemide diagnostikat teeme, siis mootori diagnostikat teeme, samamoodi teeme ka nende automaatkastil õlivahetusi, dünaamilisi ja sellised igapäeva probleemid, et see on nagu inimene läheb perearsti juurde, et igaühel oma probleeme. Majas on olemas ka sillastend erinevatele masinatele ja rasketranspordile ja see on väga ainulaadne teenus. Koostöös partneritega hooldatakse ka TPF-filtreid. Nüüd aga tähelepanu küsimus. Küsime vedeliku koha pealt seda, et kui tihti oleks siis soovitav vahetada pidurivedelikku?
õiged vastused siis nädala jooksul ekraanil näha olevatele aadressidele. Loosi läheb Boschi elektrikruvikeeraja.